Täna on siin minuga minu armas kolleeg ja tegelikult tänaseks ma tahaks öelda, et palju olulisem, et minu väga lähedane sõbranna, Karina. Tere! Tere! Nii tore sinuga siin istuda ja ma olen nii elevil selle podcasti pärast. Ja samad sõnad ja mul on tõesti hea meel, et ma siin olen täna ja et sa mind kutsusid ja et me tõesti koos saame teha midagi väga-väga ägedat, mida me oleme mõelnud ju tegelikult juba pikalt ja mõelnud just selles mõttes ka, et mismoodi ja mis see oleks, mida me siis nii-öelda edasi anda tahame. Ja täna see päev on käes ja kas ma annan sulle selle au, et ütled, millega me siis siin välja tuleme? Ja mul on tõesti suur au seda välja öelda siin, mida me siis tõesti pikalt planeerinud oleme, et me tahame tulla välja ühe väga huvitava, põneva, arendava, edasiviiva kursusega, mis siis tegeleb oma pere mustrite tuvastamisega ja kuidas need siis mõjutavad meie paarisuhteid. Ja kindlasti ka meid igaüht individuaalselt samamoodi. Ja see mõte tuligi siis tegelikult sellest, et me mõlemad Karinaga oleme pereteraapia väljaõppes ja samaaegselt võtame ka peresid juba vastu. Et sa saad natukest vähemalt rääkida, et sina oled tegelikult Tartu Ülikooli kliinikumis juba pikalt praktiseerinud kliinilise psühholoogina, on ju? Ja tõsi, et alustasin selles mõttes et ainult individuaalse kliinilise psühholoogina, aga kuna pereteraapia õpingutest tulenevalt 2 aastat, siis olen juba õpingute kõrvalt võtnud vastu ka peresid. Et praegu käibki selline jaotus, et osa tööd on siis selline individuaalne töö, teine osa on siis juba nagu peredega töö, aga just siis kliinilises keskkonnas enamasti siis söömishäiretega peredega. Ja mina olen coach on ja muidugi meditatsiooniõpetaja ka, aga coach imises ma ka jõudsin lõpuks selleni, et me varem või hiljem jõuame kuidagi inimestega anyway nende suhete teemadeni ja teise asjana ma läksin ka siis pereteraapiat õppima, kus me sinuga kohtusime. Ja sellest tulenevalt me oleme Karinaga nii palju rääkinud, et mis muutust meie enda elus on loonud, et kuigi me oleme mõlemad olnud sellisel enesearengu teel ja tegelikult sina ju psühholoogiaga hästi pikalt nagu seotud juba ja mina samamoodi, et kui suurt muutust tegelikult see pereteraapia ikkagi veel on meie ellu toonud selle viimase 2 aasta jooksul ja sellest tulenevalt siis see soov nii väga ka seda teistele edasi anda, et kõigil oleks see võimalus seda kogeda, enda mustritele otsa vaadata nagu grupi kontekstis just, mitte individuaalses võtmes. Ja minu teada sellist asja ei ole Eestis üldse varem tehtud. Ja siis mõtlesime, et kuidas nii teha, et seda võimalust anda inimestele, kes ei taha minna pereterapeudiks õppima, et lihtsalt saaks kogeda ja kes tahavad, on huvitatud iseendaga tegelemast ja nendest mustritest aru saamisega. Ja just täpselt, et sa nii hästi võtsid selle kokku, et ma ka paar päeva tagasi mõtlesin just, et kuna meil see on ees ootamas see tutvustamine täna siin, et tõesti kui palju see pereteraapia õppimine või need õpingud nagu ikkagi muutnud ja avardanud on, et ma tahaks öelda, et see on vist üks kõige olulisemaid ja suuremaid edasiminekuid nii minu kui individuaalses võtmes kui siis ka tõesti nagu suhete osas. Absoluutselt, nõustun sinuga täielikult. Et ma olen ise käinud küll juba 10 aastat tagasi esimest korda ma sattusin või läksin teadlikult tegelikult baariteraapiasse, et ma olen ise selles mõttes kogenud ja käinud väga palju erinevaid teraapiaid läbi, ma olen käinud ka pereterapeudi juures, aga jah, et see kogemus kuidagi just nimelt see ka selles grupi kontekstis õppimine on ja see, et kõik saavad jagada enda kogemusi, et kui suurema pildi, mina tunnen, et ma olen saanud, et mu pilt on nii kõvasti arenenud just nimelt tänu sellele, et ma kuulan ka kõikide teiste lugusid ja ma näen teiste mustreid ja siis mingid asjad tulevad pinnale, mida enda süsteemis mitte kohe kuidagi ei märka ja mida nagu teise jagamise pinnalt on endal palju kuidagi lihtsam omaks võtta. Just, ja ma tegelikult tooks veel selle vaate ka juurde, et mina inimesena olen eluaeg olnud
sellise põhimõttega, et ma saan kõigega ise hakkama, Mhm. et mina teen, mina tean, mul ei ole mitte kedagi vaja, kui mul on mingi raskus, siis ma ise tegelen sellega, võtan selle aja, aga just see teadmine ka, et nagu tänu sellele grupile, et see jagamine Mhm. ja teiste kaasamine enda raskustesse, enda probleemidesse, kui oluline see on ja kui palju see tõesti tegelikult aitab efektiivselt lahendada, et siiamaani see, et ma ise lahendan, see on mul mingi kindel viis, kus ma lihtsalt toimin, et mingis mõttes võibki seda ka nagu peremustrina vaadata, et ma olen kogu aeg selles oma kindlas viisis, ma usun sellesse, et see toimib, aga tegelikult see on ainult selline näiline tunne, et see aitab mind, aga et saades just seda grupi kogemust selles osas, et palju nagu see jagamine, teiste kaasamine siis nagu aitab esialgu tõesti oma grupi toel, edasi kui juba valmisolek kasvab ikkagi oma pere ja lähedaste kaasamine ja see julgus seda teha, et see on ikka juba täiesti teine teine tase. Absoluutselt, et me arutasime ka siin, et mida siis võiks koos teha, kuidas seda ära luua, et see on just nimelt see üks aspekt tegelikult, et inimesed saavadki kogeda sedasama, mis sa jagasid, seda grupi jagamist, on ju, et hästi oluline ongi nende teadmiste puhul ja miks see grupp nii väga töötab ja miks me tahame seda grupi võtmes välja tuua, ongi see, et sa tegelikult juba saad kogeda seda, et läbi selle juba tekivad uued sellised neuroühendused ja et sellest, kui sa koha peal juba saad selle uue kogemuse, eriti nii paljude inimeste muster on ju see, mida sa jagasid enda puhul, et ma olen üksi ja nii harjunud, nagu ma pean üksi tegema, üksi olema ja see, kui sa saad siis selle kogemuse, et kuidas ma päriselt tunnen ja kuidas see oli jagada, ma mäletan, et minu siuksed esimesed kogemused nagu meie õpingute alguses, et kui meil need jagamisringid seal on ja mingi käed hakkavad higistama ja mingi pulss tõuseb ja süda hakkab peksma, et ma ei olnud üldse harjunud niiviisi jagama, on ju. Et see ärevus on siiamaani natuke, aga see on lihtsalt ikka kõvasti vähenenud. Ja ma mõtlen just see uskumus sinna juurde, mida mina ka jälle oma mustrist tulenevalt kogesin, et ma ei olegi nagu väärt seda, et keegi kuulaks või mõistaks või toetaks mind. Ja see, kuidas see on nagu grupi toel nagu kasvanud, et järk-järgult. Ja praegu ma täiesti mõistan ja saan aru, et ma olen igatepidi seda väärt ja see on väga normaalne, väga loomulik, ma ei kujutaks enam teisiti ettegi seda. Jaa, see on tõesti ilus. Ja siis teise asjana ma ütleks, et üks väga ilus asi, mis võib grupitööst juhtuda, et on tegelikult see, et saad endale väga lähedase inimese. Et mina näiteks sinu näol, et see on täiesti, ma ei oleks osanud unistadagi sellisest nagu connectionist ja sidemist ja selline nagu mõistmine, et ikkagi ju sarnased inimesed satuvad kokku ja et ma tegelikult natuke juhuslikult sattusin sinna väljaõppesse, et mitte üldse nii planeeritult, aga tänaseks ma saan täpselt aru, miks see aeg oli just see, et grupis on alati võimalus leida hästi-hästi tugevad sidemed, mis tegelikult jäävad püsima ka peale seda, kui see grupitöö on meil läbi. Just täpselt, et see ja need äratundmise hetked, et see on tõesti nii võimas ja lähendab väga. Aga räägime nüüd natuke sellest, et kellele see mõeldud on. Et ühe asjana, mis võib-olla siis siit juba välja tuli, ongi see, et inimene, kes meid praegu kuulab, et kui sa kuulad ja tunned kuidagi ennast ära selles üksinduses, et kui sa oled kuidagi harjunud sellega, et ma pean üksinda, mina ise, et see üksinduse tunne on väga suur, et oled küll justkui suhtes, aga ikkagi kogu aeg hinges kuskil on siuke tunne, et ma olen nii üksi, on ju. Ja võib-olla selliste raskuste ja probleemide korral, et justkui polegi kellelegi toetuda või helistada või abi paluda, et inimesed on ümber, et vanemad on olemas, elukaaslane on olemas, aga samas ikkagi on tunne, et ma olen üksi ja mul ei ole tegelikult võimalust neilt abi paluda. Ja teine asi, mis siit nagu edasi viib, seesama tunne näiteks, et ma olen küll suhetes, aga näiteks ma ei ole seal kunagi kuuldud ega mõistetud. Et tihtipeale see räägib ka tegelikult mingist kogemusest, mis meil on juba lapsepõlves niivõrd sisse jäänud, et ma ei saanud kuidagi vanematele rääkida või isegi õdede ja vendadega ei olnud seda ruumi, et ennast turvaliselt jagada ja siis see niiviisi kandub edasi nagu paarisuhetest ja täiskasvanu eas, et siuke pidev tunne, et nagu mul isegi ei ole mõtet rääkida, sest keegi nagu nii ei kuula ja kedagi nagu nii ei huvita. Just, et võib-olla seal taga võib olla mingi naeruvääristav kogemus või selline, et minu
raskuseid ei võeta piisavalt tõsiselt, et noh, mis iganes seal taga on, aga tõesti see või see tunne, et jah, et mul ei ole mõtet ennast avada, rääkida, sest keegi ei mõista mind nagunii. Siis kolmanda hea näitena, kus inimene võiks ennast ära tunda, et millisel juhul kindlasti võiks pöörduda siia, on see, kui näiteks lähed suhtesse ja kogu aeg tajud, et küll ma ikka ei tea, kas see partner ikka on õige. Ja ma ikkagist ei ole kindel. Ja ma ikka ei tea, kas ma tegelikult päris üldse armastan teda. Et jah, et ikka ja jälle on nagu see tunne, et see võib tulla täitsa pisikestest asjadest, et on mingi erimeelsus või on mingi tõrge, mis tekib ja jälle on see tunne, et ei, see vist ei ole ikka õige. Et selline pidev nagu rahulolematus võiks isegi öelda, on ju. Just nagu partnerite valikul või pidev tunne, et ma teen kogu aeg kehvasid valikuid või kõik minu partnerid ei ole kunagi tegelikult ikkagi need, keda ma tahan või jah, ma ei ole nagu rahul selle valikuga. Ja siis me enne põrgatasime, et sa ütlesid väga hästi minu arust selle pidev siuke jõuetuse tunne, on ju. Ja just. Et selline jõuetuse tunne just nagu suhetes, et noh, loomulikult seda me märkame eelkõige nagu paarisuhetes, on ju, sest noh, see on see suhe, milles me igapäevaselt oleme, aga seda võib vabalt ka olla teistes suhetes, aga tõesti see, et need suhted väsitavad või igagi raskus, igagi probleem tekitab kohe sellist jõuetust, väsimust, ei jaksa tegeleda nende asjadega, lihtsam on siis eemalduda, hakata mingite muude asjadega tegelema, et jah, et siuke motivatsiooni nii-öelda suhtega tegeleda või nende raskustega tegeleda nagu ei ole. Ühesõnaga üritame praegu meie kuulajatele ja vaatajatele tuua nagu piisavalt näiteid, et kuidas te saaksite aru, et kas see kursus on teile mõeldud ja kas see on midagi, mis aitaks teil elus kuidagi parema koha peale jõuda. Et sellepärast me sellised elulisi näiteid siin teile välja toome praegu. Et üks asi, mida me põrgatasime siin omavahel, oli ka see, et mis on hästi levinud, et nii meeste kui naiste puhul, et siuke pidev tunne, et mina üksinda vastutan kõige eest. Et nagu kogu koorem on minu kanda, et kui mina ei teeks, siis mitte keegi teine ka ei teeks. Ja just. Ja väga tihti võib see ka nii olla, et mul on tunne, et ma kogu aeg teen midagi, ma kogu aeg annan, aga samas vastu tuleb partneri poolt seda, et sa mitte kunagi ei tee ja mitte kunagi ikkagi sa ei tee seda täpselt nii, nagu minul vaja on, et ikka just kui ma ei tee, et ma kogu aeg teen, aga ikka ei ole see nagu piisav. Et aga ühelt poolt kindlasti see, et hästi palju nagu endasse andmine, et just see, mis tähendab siis nii-öelda liigse vastutuse võtmine, et ma kogu aeg kõike pean mina tegema, kõike pean mina otsustama ja noh, jah, et ühesõnaga see hakkab muutuma lihtsalt kurnavaks ja väsitavaks. Ja noh, see, mis sa ka välja tõid, on tegelikult väga hea koht, et see partneri peegeldus, et noh, mis sa räägid, et ei tee sa midagi, on ju, et tihtipeale tegelikult see nii on, et see tunne võib absoluutselt olla tegelikult mõlemil poolel. Et just kui mõlemad tunnevad, et kogu koorem on nende õlul, aga noh, isegi ei ole teadlikud sellest, et partner täpselt samamoodi tunneb, et siuke täielik nagu üksteisest mööda rääkimine, üksteise kogemuse nagu mitte teadvustamine siis. Täpselt. Ja noh, see edasiselt võibki viia, et hakkavad igasugused süüdistused teineteise suunas, selline pettumine ja rahulolematus teineteise suhtes, ja noh, sealt tekivad ka väga, väga tugevalt sellised suhtlemise või kommunikatsiooni probleemid üleüldiselt ka, et igasugused konfliktid, vaidlused, teineteisest eemaldumine, distants, et sellised on need enam levinud nagu raskused. Ja see on ka väga hea näide, et kui tunned nagu suhtes distantsi on ju. Väga tihti ka see siuke kiire ärritavus suhetes või et kõik ajab nii nagu juba kiiresti närvi, et see on ka nagu väga hea ja kindlasti jah, et üks eraldi tõesti selline koht, mida keegi võib jah ära tunda, ongi see, et iga väiksem asi lihtsalt ärritab mind partneri juures. Noh, see ei peagi olema mingi kindel, ma ei tea, olukord on ju, see võib olla ka täiesti mingid lihtsad asjad, mida partner teeb, aga mind see lihtsalt ärritab, võib-olla ta sööb kuidagi sellisel viisil, mis mulle ei meeldi või ma ei tea, on mingisugune harjumus, mis mulle ei meeldi, et ja selles osas jah, selline ärrituvus ja siuke vastumeelsus, mis siis võib nagu tekkida. Ja nüüd tihtipeale ongi ju see, et kui ei olda tegeletud enda nagu peremustritega, ei saada aru, kust kohast mingi asi tuleb ja mis
kuidas ma oma valikuid teen, on ju, lähisuhetest, siis ongi siuksed nagu, ma tahaks öelda natuke pealiskaudsed või siuksed pseudoprobleemid, on ju, et ongi see, et kes oma, ma ei tea, kuidas sa kodu korras hoidad või kes nõusid peseb või ongi see, et ma ei tea, kuidas sa välja näed või et mingid siuksed asjad hakkavad nagu ärritama, on ju. Just, et see justkui kandub üle, et tegelikult selline baasiline rahulolematus või kuskilt mujalt pärit rahulolematus, on ju, võib siis tõesti nagu viia lõpuks selleni, et me toome esile võib-olla täiesti asju, mis ei ole tegelikult nagu probleemiks. Ja. Aga ise seda märgata on muidugi keeruline. Seda on väga keeruline Tundub märgata. Väga tõsine probleem olevat, et mulle kohe nagu üldse ei meeldi, et sul on blondi värvi juuksed või et sa oled nii pikk või lühike või mida iganes, on ju. No üks asi, kui me räägime peredest, juba tuumperedest, et kui on juba enda perekond loodud ja seal on ka lapsed, et üks kindlasti hea märkamine, miks siia kursusele tulla, on siis, kui üks või teine partner näiteks tunneb, et lapsed on seatud prioriteediks. Et see lähedussuhe on tegelikult justkui rohkem laste vahel ja see partnerite distants on sinna siis nii-öelda sisse kirjutatud. Et see on kindlasti üks. Jah, et võib-olla ma täpsustaks, et see võib-olla siis tähendab nagu seda, et noh, lastega tegelemine ongi siis nagu see keskmes ja suheldaksegi siis omavaheline see kontakt või see selline suhtlemise moment ongi ainult siis laste teemal või siis läbi nagu lapse. Et selles mõttes jah, lapse prioritiseerimine, et laps on nagu seal keskel ja kui lapse teemasid ei ole, et siis justkui ei olegi nagu väga millestki nagu rääkida või omavahelist nagu sellist kontakti siis nagu piisavalt ei ole. Aga võib-olla ma selle laste puhul nagu tooks veel selle ka välja, et sageli on ju ka selline tunne, et ma ei oska nagu lapsega suhelda või ma ei saa hakkama, tekivadki lapsega konfliktid või mind ärritab ka näiteks see, kuidas laps käitub või hakkab võib-olla mulle vastu või jah, ei tee asju nii, nagu mina võib-olla tahaksin, et ta teeks, et see on ka kindlasti üks nagu selline nii-öelda indikaator või märkamise koht, et miks nagu siis ka mõelda sellele, et vaadata natukene oma nagu sellistele peremustritele otsa. Ja no me sellest kõigest siis hiljem ka natuke räägime, et kuidas see meie kursus siis, kui sellega ühined, et kuidas see tegelikult kõikide nende asjade puhul aitab, et mis see paranemise aspekt siin on. Aga üks koht, mis meid kõiki mõjutab tegelikult suhetes, on hirmud. Et mis on ka üldjuhul väga tugevalt seotud peremustritega ja see hirm, et ma ei ole piisav, ma ei ole armastatud, väga suur on hülgamishirm, see, et mis siis saab, kui mu partner otsustab ära minna, et see on ka kindlasti üks koht. Just. Millele sisse vaadata. Ja need hirmud ju panevad meid väga sageli kuidagi nagu käituma või ka reageerima, et aru saada, et kas see minu käitumine suhtes, et mis selle taga on, et kas seal on siis mingisugune hirm ikkagi, et ma pidevalt kardan midagi ja selle asemel, et mitte selle hirmuga kontakti minna, ma hakkan juba ennast kuidagi kaitsma ja mingil kindlal viisil käituma, et selles mõttes jah, et need hirmud nagu võivad meid väga sageli panna ka siis tegema või käituma viisil, mis tegelikult mulle endale ei meeldi ja siis ka partneris nagu tekitavad sellist ebamugavust. Et tegelikult väga raske on siis üldse võib-olla seda lähedust luua. Just. Algselt, kuna see hirm on seal nii tugevaks blokeeringuks. Et see tundubki pea nagu võimatu sellisel hetkel ja noh, eriti kui veel partnerid pole teadlikud ka nendest teineteise hirmudest, et siis No tihtipeale me ei ole isegi teadlikud. Ja, et see koht on kindlasti hea, kus seda avastada. Just, täpselt nii. Ja mul tuli üks mõte veel, et tegelikult me ju vägagi räägime sellistest nagu düsfunktsionaalsetest käitumismustritest, on ju. Et siin võib välja tuua näiteks sõltuvused, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, et kui mingid kõrvalsuhted. Isegi töö, nagu ületöötamine, on ju. Ja mingid söömisega seotud probleemid. Et kindlasti jah, sellised nii-öelda käitumismustrid, kust me otsime justkui nagu mingit leevendust või rahuldust või sellist nii-öelda enda tunnete allasurumist või tuimestamist, et need on ka kindlasti kohad, mis võiksid siis jälle
aidata jõuda või noh, näha nagu rohkem jah, sinna peremustrite taha. Et võib-olla nagu tuua seda eraldi välja ka, et tõesti see kursus on nagu mõeldud ikkagi kõikidele täisealistele inimestele, et siin ei ole nagu vahet, et mis seisus või kus sa nagu oled, et kas lastega, ilma lasteta, paari suhtes, mitte paari suhtes, üksikvanem, perega koos toimiv vanem, et selles mõttes siin ei ole nagu tegelikult üldse mingeid piiranguid absoluutselt mitte kellelegi, et absoluutselt iga inimene, kellel on vähegi huvi, motivatsiooni, kes on mõelnud nendele asjadele varem, leiabki praegu ka meid kuulates, et need ongi tegelikult mingid asjad, millele ma ei osanud näppu peale panna, aga see tegelikult mind häirib ja tegelikult ma ikkagi ei funktsioneeri sellisel viisil, nagu ma tahan. Et ja noh, see võib olla nendest mõni näide või ka lihtsalt selline üleüldine rahulolematus iseenda suhtes, et ma lihtsalt ei leia seda rahu, ma ei saa aru, ma tahan olla see, mul on mingi visioon olemas, aga ma ei jõua sinna, ma ei saa minna, seal on mingid takistavad tegurid, et see kõik tegelikult on piisav põhjus, et miks siis ikkagi tulla uudistama ja mõelda kursuse peale. Absoluutselt, väga hea tähelepanek ja kõik on oodatud, nii mehed kui naised. Ja, et mida segasem grupp, seda parem. Ja võib selles mõttes ka ju paarina koos tulla, et ei ole nii, et peab ainult üks tulema või et võib ka täiesti koos elavad inimesed kohale tulla, et selles ei ole ka piirangut meil. Jaa, ei, absoluutselt. See võib olla isegi väga võimas, et kui oled paari suhtes, et mõlemad partnerid tulevad. Jah, aga lähme siis edasi. Räägime siis sellest, et mis see kursuse sisu on, et võib-olla natuke oleks hea siinkohal siis seletada, et mis see süsteemne lähenemine on, et mis see individuaalse teraapia, süsteemse teraapia nagu vahe on ju. Jah, et ma arvan ka, et kõige tähtsam on võib-olla see arusaam sellest, et kui me räägime üldse perest, et siis pere eeldab ikkagi sellist, põhineb siis sellisel süsteemsel teoorial, et kuna peres ei ole ainult üks liige, et pere moodustab mitu erinevat liiget ja erineval hierarhial olevaid liikmeid, et alates siis seal esivanematest, vanavanematest, vanematest, lastest, lastelastest, et neid tasemeid on nagu nii palju erinevaid, et siis me ei saa lihtsalt paratamatult rääkida individuaalsest lähenemisest, ja selleks siis ongi pereteraapia põhineb süsteemsel teoorial. Ja iga inimesena üksinda me kõik kuulume kuskile süsteemi, et ükskõik on ju pere, sõbrad, paarisuhted, tööalased suhted, et neid süsteeme on väga palju, aga et see kõige algsem esimene süsteem, kust me kõik pärinema, on ikkagi see pere, kust me hakkamegi siis õppima elu, hakkame õppima siis kõiki suhteid või suhtlemisviise ja samas ka siis sellist funktsioneerimist, et ja see, milliseks see siis kujuneb, see arusaam elust ja funktsioneerimisest ja suhetest, et see siis väga palju sõltubki sellest, et milline siis on see minu peresüsteem, kust ma siis tulen. Ja seda omakorda mõjutavadki siis kõik need eelnevad hierarhiad seal süsteemis. Absoluutselt. Väga hästi seletatud. Et ma arvan, et siin on ka see hästi oluline, et see teadmine, mis meil siis tänaseks juba on ju, et väga paljud inimesed kuidagi tahavad mõelda, eriti tänane ühiskond seda hästi nagu propageerib siuke individualistlikku mõtlemist on ju, millel on kindlasti oma koht ja sellel on nagu oma tõde, et lõppkokkuvõttes me peamegi ikkagi ise tegema need asjad ära on ju, aga lihtsalt see süsteemne lähenemine on ka see, et me peame nagu aru saama, et me tegelikult oleme osa süsteemist ja terve süsteem mõjutab meid. Ja nagu see kogemus, ma tahan nagu enda individuaalsest kogemusest rääkida pereteraapia väljaõppes, et ma tegelikult isegi ei osanud sellistest lähedastest suhetest, nagu ma ei osanud seda endale soovida. Ma tegelikult ei teadnud, et selline asi üldse on võimalik. Et see, kust me tuleme ja millega me oleme harjunud, mõjutab meid nagu nii tugevalt, et tihtipeale ma nagu praegu tahaks lihtsalt rõhuda siin inimestele, kes kuidagi tunnevad ennast üksikuna või kuidagi nagu, et
või siis mingi isegi ei oska nagu kohati arvata, et mis sealt teiselt poolt tuleb nagu, et tegelikult ei peagi teadma, aga lihtsalt see mõte, et suhted on nii tohutult raviva toimega ja meil on kõigil lähisuhteid vaja, me ei saa ilma nendeta ja nagu olla või uskuda, et nagu mina ise ja mina olen ise kuidagi siin iseennast loonud, et noh, see on nagu illusioon, sest absoluutselt kõik meie suhted, rääkimata siis sellest süsteemist, kus me kasvame, ehk meie siis see päritolupere, need kõik mõjutavad meid ja väga-väga tugevalt. Et ükskõik, kuidas me ei tahaks mõelda, on ju, et ei, mina ikka olen siin hästi eriline, on ju, et noh, tegelikult me oleme nagu täiesti oma süsteemi nii-öelda produktid. Jah, et täpselt nii see on, et väga ilusti selgitasid seda ja noh, tõesti see mulle väga meeldib jah see mõte, et ükskõik kui palju me tahame olla erilised, palju me tahame ennast kuskile kaugesse maailma nurka viia või rännata, et see tegelikult see kuidagi ei muuda seda, kust me tuleme ja selle läbi oleme ka tegelikult hästi palju ikkagi mõjutatud, kogu meie funktsioneerimine ja toimetulek on ju sellest ikkagi mõjutatud. Ja see ei ole midagi halba, et pigem aitabki siis see oma nagu süsteemi vaatamine kaasa sellele, et võib-olla vähe, ma ei süüdistagi ennast enam ise nii rohkem, nii palju on ju, ja ma ei arva, et minus on midagi nii väga viga, et need asjad nagu nii on, et see aitab ikkagi tegelikult nii palju kaasa just sellisele aktsepteerimisele, rahu tegemisele, nagu mõistmisele. Ja võib-olla, mis ma veel mõtlesin, et just, et see individuaalse süsteemi nagu selline ühelt poolt erisus, teiselt poolt on nad nagu nii integreeritud, et me ei saa ühe ega teiseta. Et süsteem, jah, me tuleme kuskilt, meil on vaja vaadata süsteemi, tegeleda süsteemiga, aga samas individuaalselt me kõik saame alati midagi ära teha, selleks, et jälle siis parandada või midagi muuta või kas või teha mingeid nagu samme, et ühelt poolt tegeleme süsteemselt, aktsepteerime, aga samas on mingid meie enda dysfunktsioonid, millega me saame ainult individuaalselt tegeleda ja sellepärast lihtsalt ongi oluline see integratsioon ja üks ei välista mitte kunagi teist. Jah, absoluutselt. Ja võib-olla see mõte ka, mis ennem kuidagi selle süsteemi teooriast nagu pooleli jäi, et see kõige esimene süsteem, kust me siis kõike seda õpime, on see meie enda pere, aga see omakorda hakkab mõjutama absoluutselt kõiki suhteid, kuhu me siis nagu edasi läheme, ja eelkõige on see siis paarisuhe. Selline kõige tähtsam ja olulisem suhe, mis meil on. Ja, see hakkab kõvasti peegeldama. Just, et sealt ju hakkabki kõik see rahulolu ja meie enda õnnetunne. Aga ma tahakski öelda jah, et neid muutusi saab absoluutselt sisse viia nagu individuaalsel tasemel aga mina enda elus ei ole näiteks seda kogenud, et ilma tagasi vaatamata ma saaks teha nagu enda paari suhtes neid vajalikke muutusi. Et ma tunnen, et siuke enda päritolu pere ja nii-öelda sinna lapsepõlve tagasi vaatamine sealt, kust ma tulen, on nii oluline, et luua siis muutus enda täiskasvanu eas siis selles enda peres, mida ma nüüd looma hakkan, on ju. Ja kuidas see indiviidi tasem, et kui mina nüüd hakkan muutuma nüüd täiskasvanu eas, siis tegelikult see muudab ka kõiki mu suhteid päritolu peres. Et kuidas nagu üks indiviid tegelikult, ühe indiviidi muutused hakkavad mõjutama tervet süsteemi, et süsteem ei jää kunagi samaks, kui üks liige muutub. Just, et siis terve süsteem peab kohanema. Ja see ongi see üks oluline osa süsteemi teooriast, et millest me selles kursusel ka alustame, millega me alustame, millest me hakkame väga nagu täpsemalt ja lähemalt ka rääkima, et tõesti see, kuidas me iga liige ikkagi mõjutab peresüsteemi ja tõesti, kui mina juba alustan kas või mõtlemist, et ma tahan midagi teisiti või tahaks muuta midagi, siis see juba ei jäta seda asja nagu samaks. Et tegelikult on hea teada, et indiviidil on ikkagi ka päris suur jõud, aga lihtsalt, et kogu see süsteem muutub, et kas või praeguses paari suhtes, kui mina otsustan midagi teha teisiti, siis mu mehele ei jää midagi muud üle, kui tulla selle muutusega kaasa. Ja ma selles mõttes hästi nagu samastun sinuga, et minul ei ole ka, või mina ei ole ka kogenud seda, et ilma tagasi vaatamata midagi nagu muutuks. Et see on kuidagi asi, mis aitab enda paarisuhte parandamisele kaasa. Ja seda tõesti, seda ei saa teha ilma oma päritolupere
pere juurde tagasi vaatamiseta või sellega nagu tegelemiseta siis. Jah, et no minul oli tõesti väga tugevalt hästi palju nagu suhteid ja igas suhtes, mis mul seal oli, on ju, noh, samad kogemused. Uuesti, et kuidas et kui mõni inimene, kes kuulab üldse ei tea, mis asi see peremuster on ju, et me tahtsime sellest ka natuke rääkida. Et see minu kogemus ka, et olen juba 3. suhtes ja mõtlen, et tunded on ikka samasugused. Et see minu kogemus selles suhtes, kuigi inimene on teine, on ikka sama. Et noh, siis see on üks indikaator, mis tegelikult võiks öelda, et noh, ilmselt on see aeg, kus tuleks siis endale otsa vaadata ja midagi muuta. No just, või siis on see enam levinud, et mõtlengi, et väga tihti sõbrannadega ka tuleb juttu, et mulle satuvad ikka kogu aeg need ühte tüüpi mehed, et mis mul viga on või mis toimub, et see on ka tegelikult võib-olla hea koht, kus hoopis läheneda nagu seda viisi, et äkki see on mingi muster. Absoluutselt, jah. Või samamoodi meeste puhul, et kuidas nii, et need naised kogu aeg satuvad sarnased, on ju, et kui on siuke destruktiivne muster, noh, me praegu räägime kindlasti, et noh, eks see meie huvigrupp on ikkagi selline, kellel on mingisugune rahulolematus paari suhtes või märkab midagi, et ta soovib, et tal oleks midagi paremini, et tegelikult väga suur osa ühiskonnast on ka rahuldust pakkuvates ja turvalistes lähisuhetes, et see ei pea kõigil nii olema, et need mustrid on ilmtingimata destruktiivsed või kuidagi nagu rahulolematust tekitavad, aga ütleme nii, et suur osa ühiskonnast ikkagist on ja eks ühiskond ka nagu mõjutab, et noh, tänapäeval kogu see Instagram ja sotsiaalmeedia ja kõik see wired olemine 24/7, et eks see ka lähisuhete nagu dünaamikaid ja sellist suhtlemist üleüldiselt nagu mõjutab, on ju. Ja just. Mõjutab kindlasti, jah. Ja noh, võib-olla nendest peremustritest, et mis asi see peremuster nagu on, et veel selle juurde tagasi tulla, et jah, et me tõime siin näiteid, et oleme kogu aeg samades olukordades, samades suhetes, samade tunnetega, et noh, see on jälle nagu see on jälle üks näide, on ju, et aga tegelikult võib seal olla ka väga palju teisi näiteid, et see võibki olla noh, tõesti mingi reaktsioon, kuidas ma alati reageerin mingites teatud olukordades. See võib avalduda kuskil, noh, mitte ka isegi võib-olla niivõrd paari suhtes ma ei märka seda, äkki ma märkan seda üldse kuskil tööalastes suhetes, on ju, et alati ma tahaks käituda ühteviisi või jõuda nüüd täna selle eesmärgini, aga jälle tuleb mingisugune takistus ette, jälle on mingi raskus, miks ma sinna nagu ei jõua. Et see võib täpselt samamoodi viidata hoopis mingisugustele peremustritele, et me neid mustreid nagu võime nagu leida igalt poolt või täiesti erinevatest kohtadest, et see ei pea olema ainult nagu seotud konkreetsete nende näidetega, mis me välja tõime või ka ainult paari suhtes, aga nagu oluline koht, kuidas sellest aru saada, on see, et mingi muster kordab ennast pidevalt, on ju. Et kui sa ikkagi märkad, et sul nagu läbi aastate on üks ja sama mingi takistus, et noh, siis ilmselgelt on tegu mustriga, on ju. Ja, või siis mul ongi mingisugune raskus pidevalt, mis mind alati tabab või mingi koht, mis mul lihtsalt ei õnnestu või üldse ei funktsioneeri. Et aga jah, mis on nagu selline mulle vana hea tuttav juba. Jah, vana hea tuttav. Ja, aga siin absoluutselt tegelikult ju me saame ju kodust kaasa ka igasuguseid tõekspidamisi ja see, et kui palju peaks tööd tegema ja mis see töö tegemine üldse tähendab ja mis see raha tähendab ja kes suhtes peaks teenima raha ja kes teenib raha ja nii edasi ja nii tagasi, on ju, et igasugused sellised materiaalsed küsimused ja rolli küsimused. Jah, väga hea, et sa selle välja tõid, et ma arvan ka, et noh, see ka, et ma pean tegema nii palju või seda asja, siis ma olen piisavalt väärtuslik, kui ma seda ei tee, siis ma ei ole väärtuslik ja et kõik need tõesti need uskumused, veendumused, mis meil pere ja kuskilt võib-olla kaugemast peresüsteemist nagu pärinevad ja kaasa tulevad. Et neid kõiki saab märgata ja saab olla nendest teadlik. Aga siis jõuamegi selleni, et kuidas see grupp ja meie kursusele tulemine siis seda muudab. Kuidas me siis inimest nende mustrite juures saame aidata. Et üks tulemus, millest me rääkisime, on see, et on kindlasti rohkem rahulolu tunnet suhetes. On ju, mitte ainult suhetes, vaid ka siis nagu kas tööalaselt või karjääris isegi võib see peegelduda. Ja ise endas samamoodi, et ma leian
võib-olla rohkem tasakaalu, ma olen õnnelikum ja tõesti, noh, mida rohkem ma ju tegelikult nagu mõistan, aru saan, seda vähem on mul ka ärevust ja seda suurem on õnne ja rahulolu tunne. Täpselt, vähem ärevust on kindlasti üks asi, mis aitab, et kui me vaatame oma mustritele otsa, saame aru, kust me tuleme, et lihtsalt isegi see mõistmine, et issand, et see ongi ju see asi, et me küll terve elu paned nagu peaga vastu seina, aru ei saa, et miks on ju, sul on mingi vaatame nende mustritele otsa, sa saad aru, me teeme siin nagu erinevaid tehnikaid, kuidas nagu neid mustreid märgata, on ju. Et ja siis lihtsalt selle teadvustamine juba on nii suur vabanemine, on ju. Ja kuidas siis see juba iseenesest ka tegelikult vähendab seda ärevust, on ju. Ja noh, mina usun ka nagu ikkagi, et teadmised on üks väga oluline võti ikkagi tõesti sellise enese rahulolu, enese reguleerimise, enese juhtimise juures. Et kui mul ei ole seda arusaama, teadmist, infot, siis ma võin ju tahta igasuguseid asju muuta või teha, aga lihtsalt see ei õnnestu või sellel ei ole seda nagu kohta. Ja võidki proovida, sa võid isegi nagu aru saada, et mingi takistus on ju. Ma mäletan enda elust, siis ma jubedalt proovisin mingit erinevaid tehnikaid, on ju. Kogu aeg jõuad ikka samasse kohta välja, vaatad nagu fuck, mitte midagi ei tööta, on ju. Lihtsalt nagu ei tööta. Et selles mõttes siis see selja taha vaatamine ja sinna enda peresüsteemi minemine on tegelikult see, mis toob nagu tohutu muutuse. Ja siis teise asjana me rääkisime sellest, et kuidas see kursus siis võib aidata, ongi see suurem iseenda ja teiste aktsepteerimine. On ju? Jah, et mida rohkem ma ju mõistan, mida rohkem ma saan aru, miks mingid asjad on nii, ma suudan aru saada, et võib-olla asi ei ole ikkagi nagu ainult minus ja minu käitumises või tegevuses, et seda rohkem tekibki seda nagu aktsepteerimist ja tolereerimist. Ja just nimelt ma arvan, et mis me enne rääkisime, et siin on väga suur vahe aktsepteerimisel ja mõistmisel, on ju. Et üks asi on see, et sa aktsepteerid, et kuidas sinuga on ja et milline see olukord praegu on ju, et see kindlasti nagu nii-öelda on hästi suur kasu, et sa nagu hakkad aktsepteerima seda iseennast sellisena, kus sa oled ja märkad, kus sa tuled, on ju. Ja siis teine asi on see mõistmine. Et suureneb ka mõistmine, on ju. Jah, et siis ma mõistan, et miks näiteks minu partner käitub nii, miks mu ema ütleb ainult neid asju mulle sellistes olukordades, et siis ma enam ei anna nii palju hinnanguid, ma ei reageeri nendele, vaid ma saan aru sellest, miks see nii on ja kust see tuleb. Ja peresüsteemis üldse üks väga oluline teema, millest me ju ka kursusel lähemalt ja läbivalt räägime, on ka see, et me ei otsi mitte kuskil süüdlast. Et lõppeb ära see selline süüdlase otsimine, kes mida tegi, kui palju tegi, miks tegi, ja see ongi tegelikult selle mõistmise ja aktsepteerimise nagu taga, et me enam ei süüdista, vaid need asjad on. Ja see grupitöö tegelikult mina võin enda kogemusest öelda, et aitab sellele nii tugevalt kaasa, et muidu individuaalselt teed küll, on ju, aga grupis, kuna sa tegelikult lood lähedussidemed ja kuulad teiste lugusid, siis see aitab nii palju paremini neist aru saada. Läbi selle sa nagu teed neid linke ka, et et tegelikult üks inimene on sarnasem nagu emale või isale või me kõik ju oleme nagu erinevad, aga samas nagu mingid aspektid nagu meenutavad meile enda peresüsteemi, on ju. Et see grupitöö on selles mõttes hästi võimas, et neid linke teha. Aga ütleme nii, et üks põhilisemaid nagu muutujaid selle kursuse käigus on kindlasti see tegelikult, et saad kogeda rahulolemamat ja lähedasemat paarisuhet, on ju. Ja mitte ainult paarisuhet, aga siis üldse suhteid inimestega, lihtsalt paarisuhe on alati siuke kõige nagu tugevam peegel, on ju. Ja miks see tegelikult nii on ju ka see, et kuna pereteraapias ja üldse peremustritega tegeledes me tegeleme suhetega ja mis see suhetega tegelemine tähendab, on ju see, et me tegeleme emotsioonidega või nii-öelda sellise emotsionaalse suhtlemisega, mis väga tihti kuidagi meil nagu teadlikkus igapäevaelus nagu kõrvale jääb, et me funktsioneerime, me tegeleme asjadega, aga just selline nagu, et kuidas see mind kõik tundma paneb, et see on nagu see asi, millele me väga tihti tähelepanu ei pööra ja samas on see, mis tekitabki sellist rahulolematust ja vajaduste kõrvale jäämist,
et aga jah, et läbi selle kursuse siis me nii-öelda hakkamegi vaatama siis neid suhteid ja kuidas mul on olla selles suhtes. Kuidas ma siia olen üldse jõudnud, on ju? Täpselt. Ja kuidas seda kõike siis nagu paremaks teha. Just. Ja läbi selle siis ka see suhe muutub tõesti lähedasemaks. Nii, aga räägime siis natukese lõpetuseks sellest kursuse vormist. Et me siin oleme küll rääkinud, et kursus, aga meie ikkagi räägime siis tegelikult päris elu kohtumistest. Et me saame nagu ruumis kokku, on ju. Just, et me hakkame päriselt kohtuma, tuleme kohale, et see ongi üks nii-öelda võlu selle kogu asja juures, et me oleme seal kõik koos, me kõik jagame ja see, kuidas see ühtsus ja see toetus ja kõik see koos nii-öelda ajas hakkab ju ennast looma, on ju. Just. Ja, et see koos olemine on tegelikult üks väga oluline faktor selle juures, on ju. Ja kohtumisi teeme me mõlemas linnas, nii Tallinnas kui Tartus, on ju. Ja, et on täiesti võimalus Tartu inimestel tulla gruppi ja Tallinna inimestel tulla oma gruppi. Jah. Ja see praegu on isegi nii sellepärast, et muidu võib-olla valiks veel Eesti linnu, aga tegelikult sina elad hetkel Tartus ja mina Tallinnas, et siis leidsime omavahel ka kompromissi. Just, täpselt. Ja grupid on suhteliselt väikesed, et hetkel 16 inimest on maksimaalne nii ühe linna peale. Just. Et jah, kui me liiga palju või suureks selle grupi teeks, et siis lihtsalt kaoks ka mingis mõttes see fookus ja see mõte sellel asjal ära, et see 16 on väga mõnus, optimaalne grupp. Jaa, kus tööd teha ja lähedust luua selle aja jooksul. Aga on sul veel midagi, mis tundub, et tahaks jagamist siia lõppu? Ma mõtlen ikkagi seda ka, et kui ikkagi selles mõttes tekkis mingisugune mõte või huvi, et loomulikult me ei saa siin praegu nagu kõigest rääkida, me ei jõua rääkida kõigest ja kõike seda ongi nii palju, et siis tegelikult alati võib ju ka lisa uurida või küsida, et meilt endalt ka. Et mina olen küll nagu avatud ja valmis, et kui tekib mingi mõte või tahaks veel juurde uurida, et siis võib nagu küsida lisa. Ja, lisainfot. Kursus, me tegelikult tuleme sellega kohe varsti kevadel välja, et siin palju aega ei ole. Et jah, tasub hoida endal meelel seda kursust ja siis õige pea on lisainfot tulemas. Ja ma tahaks lihtsalt võib-olla lõppu öelda seda, et ei pea ootama, et midagi oleks väga-väga halvasti. Et tegelikult mul elus ei olnud nagu 2 aastat tagasi, mul oli ikkagi enamus juba väga hästi, et nii palju enesearengu teekonnal käinud on ju. Aga isegi kui on mingi väike rahulolematus või mingisugunegi arusaamatus, et siis tegelikult see grupp on väga-väga toetav koht, kus luua nagu, avastada võib-olla isegi mingeid uusi aspekte endast. No just. Ja see võib-olla see on ka mõnikord hea koht, kust nagu alustada mingite teemadega, et ei pea alati kohe minema teraapiasse, ei pea kohe hakkama kutsuma seal võib-olla kaaslast või vanemaid ja mõnikord see ongi nagu väga raske, et siis ka see kursus tegelikult aitabki nagu avardadagi neid teadmisi, saadagi kõigepealt aru üldse, mis need põhiteemad on, millega ma peaks tegema, kuidas, ja me aitame ka ju ette valmistada ka seda, et kui on ka vaja minna teraapiasse, et kuidas siis seda teha ja kuidas siis kaasata oma pere ja rääkida ja mismoodi siis kõige sellega toime tulla, et kui tekivad mingid raskused. Absoluutselt. Aitäh! Ja aitäh kuulamast ja ma loodan, et me peatselt kohtume siis juba ruumis.